Elas kord üks kass. Mitte see pika karvaga kiisu, kel märkimisväärne maine ja veider võõramaa nimi, vaid üsna harilik halli kirju kasuka ja roosaninaga Rootsi kass. Roosa polnud mitte üksnes ta nina, vaid ka kõik 4 käpaalust. Ent tal oli üks häda. Tal polnud saba. Ja, kole asi küll. Tal oli vaid viletsi jupike viha hoos vehkimiseks ja nagu arvata võib, oli pilt kaunis kurb. Ent kõige ebameeldivam oli asja juures see, et saba oli talt ära hammustanud rott. Sa vahest ei usu, aga nii see asi oli. Ühel heal päeval, kui meie paaripäevane kass veel esimesi abituid sammukesi tegi, tuli suur vastik rott. Vaata, et suurem kui kassipoeg ise ja naksas talt oma teravate hammastega saba tagant ära. Sellest loost said kõik kodukandi kassid teada ja oi, kuidas nad naersid ja narrisid vahest sabatud kiisut. Vahel juhtus ka seda, et nad tantsisid ta ümber ringis ise lauldes. Kas olete näinud kassi, kel sabaga lood on sassis, tast haledamat santi pole juhtunud meie kanti. Meil kõigil kenad pikad sabad, kas rõõmust tantsu näha tahad? Kel sabaga on tehtud nalja, jääb meie tantsuringist välja. Ega see just ilus nendest ei olnud või mis sina arvad? Tömpsaba oli kimbatuses, istus vaid ringi keskel ja lakkus nina. Vahetevahel püüdis ta veidi susiseda, aga see ei tulnud tal veel kuigi hästi välja ja teised ainult naersid ta üle. Siis laulsid nad ka teise laulukese. See oli veelgi õelam. Kas oled kuulnud lugu, kus hiilgas roti sugu? Rott ründas kassi, aga sai saagiks ainult saba. Sa peaks ikka kaitsma end ja rotti püüdma, vilets vend. Ja pärast seda sabanalja jääd sina tantsuringist välja. No, selle miisu elu polnud kaugeltki kerge. Ent ühel päeval, kui ta oli täpselt 7 nädalat vanaks saanud, sõitis kassi kodutalu õuele auto. Sohvri onu pani pidurit peale ja puges autost välja. Ent ust ta korralikult kinni ei tõmmanud. Kass nägi seda ja patseeris auto juurde, hüppas astmele ja piilus ukse vahelt sisse. See oli ju ääretult kena võimalus autot seest poolt uudistada. Kassipoeg ronis autosse ning tundis ennast peagi üsna koduselt, kõige selle kolu ja kangide seas. Kaksas kohe ühest kokku kägardatud riide nutsakust kinni ja kukkus seda sakutama ja ringi veeretama, kujutades ette, et see on väike rott. Siis jäi tal pilk pidama tagaklaasi ees rippuvale tupsule. Ta pidi seda kindlasti käpaga lööma ja hammastega sikutama. Nöörist tõmbamisel langes rull kaardin aknale ette. Kui ta tupsu lahti laskis, oli kaardin kõva plaksuga üleval tagasi. Siis lõi tömpsaba veidi araks ja kaotas igasuguse mängulusti. Selle asemel seadis ta ennast toredale tagaistmele mugavalt sisse, pani silmad kinni ja hakkas mõnulema. Tal oli kole uhke tunne. Kindlasti polnud ükski teine talukass pehmel autoistmel peesitanud. Korraga seisis sohvri onu ukse taga ja hakkas autosse pugema. Kassil oli liiga hilja välja lipsata. Ta surus ennast nurka kägarasse ja mõtles, ma olen siin ilusasti vagusi, eks siis näe, mis edasi saab. Eespool istuv onu kukkus pedaale sõtkuma ja kange kiskuma ja auto hakkas urisema. Miisul oli üsna õudne tunne. Ja siis pani auto minema. Ta sõitis tanumat pidi maanteeni välja ja kihutas koletu kiirusega edasi. Oi, kuidas läks. Tömpsaba silme ees tantsisid mööda puud ja põõsad, telefonipostid ja punased majakesed. Võttis päris värisema. Kuhu ta õieti sõidab, mis tast saab? Vähehaaval hakkas kass kummalgi pool teed üha enam maju nägema. Algul aedadega villasid, hiljem suuri sinitaeva poole sirutuvaid kivihooneid. Ikka rohkem ja rohkem autosid tuli vastu. See oli nähtavasti linn, millest Miisu kodutalus vahetevahel juttu oli olnud. Järsku auto peatus. Onu ronis jälle välja ja lõi ukse enda järel kinni. Tömpsaba venitas kaela pikaks ja vaatas talle järele. Onu läks kauplusesse. Kass nägi vorste ja sinke täis vaateakent ja tundis ennast üsna näljasena. Hetke pärast tuli onu tagasi ja nüüd oli tal süles suured pakid. Ta viskas need tagaistmele.
Kass tegi ennast nurgas nii väikeseks kui võis. Paistis, et onu ei näinud teda, sest ta istus jälle rooli ja sõitis edasi. Tömpsaba nuusutas ettevaatlikult pakke. Oi, kui head lõhnad sealt tulid. Kahju, et selle kraami ümber nii palju paberit oli, ei saanud endale tükikestki tõmmata. Tuleb vist nuusutamisega leppida. Aga näljatunne muudkui kasvas ja kasvas. Auto jäi jälle seisma ja nüüd sai Tömpsaba aru, et nad on päral. Onu ronis autost välja, tegi tagaukse lahti ja hakkas pakke sülle laduma. Ja siis avastas ta nurgas kassipoja. Tohoh, imestas ta. Kes sina õige oled? Njau, vastas kass, sest midagi muud polnud tal õieti kosta. Või jänest sõitma, ütles onu. See oli pikk ja keeruline väljend, mida Miisu mõistus ei võtnud. Aga ta arvas siiski parema olevat vastata ja tegi veel kord. Njau. Noh, küllap on parem, kui sa üles kaasa tuled. Eks siis näe, mis me sinuga peale hakkame, ütles onu. Ta võttis kassipojal tutist kinni ja torkas paremasse kuuetaskusse. Seal oli pime nagu keldris. Mitte, et Miisu oleks pimeda kartlik olnud, aga see täies teadmatusest taskus viibimine polnud küll põrmugi meeldiv. Eks me näe, mis me sinuga teeme, oli onu öelnud. See kõlas hirmu äratavalt ja kassi väike süda tagus kiiresti. Kuuetaskus oleks nagu kell olnud. Onu jõudis koju, pani pakid käest ja võttis vaesekese taskust välja. Tömpsaba vaatas suurte ehmunud silmadega ringi. Ta nägi palju uusi inimesi, üht tädi ja tüdrukut ja poissi. Vaadake nüüd kõike, mis mul autos oli, ütles onu naerdes. Ei, ära karda, Miisu, me ei tee sulle midagi halba, jätkas ta ja kassil oli kohe veidi rahulikum tunne. Oi, issi, hüüdis tüdruk. Oi, kui armas ta on, kas ma võin teda sülle võtta, kulla issi? Sa ütlesid, et kass oli autos, imestas tädi. Kuidas sai kass autos olla? Koer oleks muidugi etem olnud, ütles poiss. Ja sellel pole isegi saba. Näe, mis tobe käepidemek tal taga on. Aga minu meelest on ta armas, sõnas tüdruk ja musitas kassi niisuguse õhinaga, et see pead raputama pidi. Just nagu vihma käest tulles. Ja nii saigi talukassist linnakass. Teda hakati kutsuma Pelleks, sest tüdruku arvates oli sellest tülikast Tömpsaba nimest üksi vähe. Pelle Tömpsaba kohtab rebast. Tüdruku nimi oli Birgitta, ta oli 10-aastane. Nüüd olen ma sinu emme, saad aru, ütles ta Pellele. Ja nüüd sa pead küll kenad kombed ära õppima, kui tahad meie juurde edasi jääda. Jau, ütles Pelle. Sul peab lehv kaelas olema, ütles Birgitta, et oleks näha, kui peen kass sa oled. Ja ta siduski Pelle kaela ümber punase siidipaela ja tegi ilusa tuti. Pellele see nii väga ei meeldinud ja kui ta üksi jäi, püüdis ta paela kaelast ära tõmmata, aga see ei läinud korda. No jaa, mõtles Pelle, tuleb ka mõningaste ebameeldivate asjadega leppida, aga muidu paistavad nad ju päris kenad inimesed olevat. Ja nad olid ta vastu tõesti kenad. Talle anti värsket silku, tass head piima, padjaga magamiskorv ja mängunutsak. Ja Pelle ei igatsenud üldse oma talukodu järele. Birgitta tahtis Pellet ööseks oma tuppa tuua. Aga ma olen lugenud mänguhimulistest kassipoegadest, kes magavaid lapsi on kriimustanud, muretses Birgitta ema. Tobedamat juttu pole ma veel kuulnud, mõtles Pelle. Birgitta issi paistis sedasama arvavat, sest ta sõnas. Hei, tead, minu arvast see pole üldse nii ohtlik. See kelm paistab ju üsna rahulik olevat ja kui ta juba autos vorstid rahule jättis, siis ei puudutada ka Birgittat mitte. Minu meelest võiks ta korvi küll Birgitta tuppa panna. Kuuled, Pelle, me võime sind ju usaldada. Jau, ütles Pelle. Pelle ärkas juba hommikul kell 5 ja tundis end täitsa välja puhanuna. Ta sirutas ennast ja haigutas, nii et talle oleks võinud suure õuna põske pista. Pelle hakkas ennast hirmsa hoolega pesema. Pesemine oli üks ta meelistegevusi, iseäranis näo pesemine, mille ta oli hiljuti ära õppinud. See läks tal nüüd juba päris ladusalt. Birgitta magas ja kõik teised magasid, aga Pelle oli ärgas ja reipust täis. Tal polnud põrmugi tahtmist jälle oma korvi magama heita ning ta otsustas väikesele tutvumisretkele minna. Birgitta kõrvaltoa uks oli õnneks veidi paokil. Pelle lükkas selle ninaga lahti ja oligi väljas.
Ta nuusutas kõik nurgad järgemööda läbi. Ühe laua peal oli palju huvitavaid asju. Neid pidi ta veidi lähemalt uudistama. Ai. Nüüd ajas ta vaasi ümber. Vesi jooksis mööda lauda põrandale maha. Pellel sai käpp märjaks. Ebameeldiv tunne. Ta jätkas oma ringkäiku ja jõudis eeskotta välja. Seal rippus üks totaka väljanägemisega rebane. Pelle tegi hüppe, aga ei küündinud temani. Ta proovis veel ja veel, aga rebane rippus edasi. Nokkiv nägu peas. Pelle sai vihaseks ja püüdis vehkida oma väikese sabatömbiga. Ta sättis esikäpad hoovõtuks valmis ja võttis ennast tõeliseks hiigelhüppeks kokku. Ta saigi rebase saba tutist kinni. Too potsatas kõige täiega põrandale maha. Nüüd oli lõbu laialt. Pelle püherdas rebasega ringi, naksas ja nahutas teda, urises ja urtsus, nii et sülg lendas, aga rebane ei kõssanudki. Laskis aga endaga kõiksugu tükke teha, ilma et oleks vastu punninud. Lõpuks oli igatahes Pelle see, kes ära väsis. Ta andis Reinule lahkumismüksu, lakkus nina pärast korda läinud tööd puhtaks ja seadis sammud oma kena korvi poole. Peagi magas ta kõige magusamat tund. Järgmisel hommikul tekkis segadus. Mis siin lahti on, hüüdis Birgitta emme. Kas siin on vargad käinud, vaadake vaasi ja see ilus lauaplaat on täitsa rikutud. Aga siis nägi ta oma läbi tuuseldatud rebase nahka ja pilt oligi selge. Või nii, see on siis sinu töö, sa pisike peletis, tõreles ta Pellega. Vaene Pelle istus nurgas. Paistis, et ta tunnistab ennast süüdi ja on õnnetu. Päh, Pelle, ütlesid talle kõik. Päh, Pelle, mis sa tegid? Oleks vist parem ta maale tagasi saata, lausus Birgitta emme. Paistab, et teda ei saa mööbliga tubades pidada. Aga siis hakkas Birgitta nutma ja nii kangesti oma kalli kiisu eest paluma, et emme süda sulas. Noh, jäägu siis pealegi, ütles ta. Aga kui ta jälle oma tobedaid tempe hakkab tegema, siis peab ta meie juurest ära minema. Kuuled, Miisu, Birgitta näpistas Pellet ettevaatlikult kõrvast. Sa ei tohi tobedaid tempe teha. Njau, ütles Pelle. Ta korv koliti õhtul kööki, sest mingi karistuse pidi ta ju saama. Ole nüüd siin pikali ja mõtiskle oma pattude üle, ütles talle Birgitta emme. Ja olgu peale. Ega köögilgi pole viga midagi. Ja Pelle tõmbus korvi kägarasse ning tundis ennast päris hästi. Nüüd oli nii, et Birgitta emme pidi õhtul tasku rätte triikima ja kujuta ette, ta unustas juhtme välja tõmmata, kui ta köögist ära läks. Triikraud läks ikka kuumemaks ja kuumemaks. Pelle ärkas vastu ööd ja tundis iseäralikku lõhna. Miski suitses kohe koledasti. Pelle vaatas ringi ja siis ta nägi, et laud triikraua all oli täiesti läbi põlenud. Taskurätid hõõgusid ning ajalehtedest tõusis suitsu. Äkki lahvatas suur leek ja hakkas hirmsa hooga laiali minema. Tuli napsas kardinaid ja peagi lõõmas kogu köök heledasti. Nüüd tuli Pellele elu sisse. Ta tormas hirmunult edasi-tagasi. Kuskilt ei saanud välja, kõik uksed olid kinni. Siis laskis Pelle kuuldavale oma kõige kõlavama häda kräunumise. Kui sa oled mõnikord kuulnud ühte korralikku kassi kräunumist, siis sa võid vahest ette kujutada, kuidas Pelle nüüd näugus. Birgitta issi ärkas ja Birgitta emme ärkas. Kohutav, mis hirmsat häält see kass teeb, ütles issi. Mis temaga küll lahti on? Sa pead ikka vaatama minema, ütles emme. Vahest on köögis vargad. Issi tõmbas sussid jalga ja läks vaikselt välja. Võib arvata, et ta kohkus ära, kui ta köögiukse lahti tegi ning suits ja tuli talle vastu lõid. Pelle polnud plehku panemisega pikka pidu. Birgitta issi tormas telefoni juurde ja kutsus tuletõrje välja. Nüüd läks lahti. Tuletõrje tuli vile ja huilgamise saatel. Kogu maja oli korraga ärkvel, rullkardinad tõmmati üles, aknad lükati lahti, pead pisteti välja. No ega see tulekahju nii ohtlik olnudki. Tuli ei jõudnud köögist kaugemale ja tragid, tuletõrje sõdurid kustutasid ta peatselt ära. Järgmisel päeval oli Pelle austamispidu. Kass sattus päris segadusse, sest kõik muud kui paitasid ja patsutasid ning kutsusid teda tubliks Miisuks. Peale lõunat kogunes kogu pere elutuppa. Kõik olid Pelle meelest väga pidulike nägudega. Mis neil küll viga on, mõtles Birgitta süles istudes Pelle. Issi istus klaveri taha ja mängis maha ühe marulise marsi. See küll kuigi kaunilt ei kõlanud, arvas Pelle. Ent siis võttis Birgitta Pelle kaasa ja sättis ennast keset tuba issi ette seisma. Too lausus pühaliku häälega. Kallis Pelle, sina hoidsid täna öösel oma vilka vahele astumisega ära ränga tulekahju ja sellepärast autasustan sind nüüd medaliga.
ja ta kinnitas Pelle siidipaela külge kuldse medali. Sellel oli kiri kiiduväärt tegude eest. Birgitta oli selle 25 ööri eest mänguasjade poest ostnud. Siis puhus Olle oma jõulukingiks saadud trompetit ja issi surus Pellel käppa. Pelle arvates oli see kõik veidike veider, aga tal oli muidugi kole uhke tunne. Ent kõige suuremaks autasuks oli tass rammusat rõõskakoort, mida ta hiljem oma roosipunase suuga sõi, nii et pritsmed igasse kaarde laiali lendasid. Aga see medal, sellepärast tuli üksjagu sekeldust. Asi sai alguse sellest, et Pelle Tömpsaba kohtas ühel hommikul jalutuskäigul naabermaja kassi Moonsi. Moonsi jäi seisma ja puuris pilguga Pellesse. Mis raha see sul paelaga kaelas kõlgub? Nuudis Moons. See pole mingi raha, ütles Pelle, see on medal, mille ma sain tulekahju kustutamise eest. Selle peale hakkas Moons pilkavalt naerma. Sina, näägutas ta, sina kustutasid tulekahju ära. Ma pole totramat juttu veel kuulnud, aga ma tahaksin sulle soovitada see raha kaelast ära võtta, sest see jätab lolli mulje. Ma sain selle medali Birgitta issi käest, lausus Pelle, ja ma kavatsen seda kaelas kanda nii kaua, kui tahan. Või nii, venitas Moons iga sõna rõhutades. Või et sina siis ei võta raha kaelast ära. No, saame näha. Ja Moons läks õelalt urahtades oma teed. Kui ta oli veidi kaugemale jõudnud, pööras ta ümber ja sisistas veel kord. No, saame näha. Pelle seisis sama koha peal ja pühkis käpaga pisara silmanurgast ära. Ta ei saanud aru, miks ta medal Moonsile lolli mulje jättis. Ega Moons polnud mingi näidiskass. Ta noris hea meelega tüli, kus aga sai. Nüüd otsis ta üles 2 Billi ja Bulli nimelist tagahoovi kuurikassi ja pahvatas neile. Üks ennast täis kassi hakatis käib mööda tänavaid ringi raha kaelas. See lollitamine tuleb ära lõpetada. Mis me teeme? Bill mõtles pingsalt ja kibrutas otsaisist. Pull pidas aru ja kratsis käpaga kõrvatagust. Asi on tõsine, tähendas Bill. Tõsine lugune, nentis Pull. Vaata, Pullil oli alati kombeks korrata seda, mida Bill ütles, ainult et veidike teiste sõnadega. Midagi peab tegema, ütles Moons. Aga mida? Küsis Bill. Ja, mida peab tegema? Küsis Pull. Ma tean, hüüdis Moons äkitselt. Me kirjutame toimetusele kirja. Sellest asjast peavad küll kõik kassid teadlikud olema. Teda tuleb teistele hoiatuseks karistada. See viimane oli väga peen väljend, mille Moons oli eelmisel päeval ühingu EVSC aastakoosolekul ära õppinud. Ma võin sulle suure salatuskatte all öelda, et EVSC tähendab edasi värske silgu eest. Sa küllap teab, mis asjad on toimetusele saadetud kirjad. Need on suurte inimeste sulest tulnud kirjakesed, kus nad kurdavad, et tänavatel vedelevad banaanikoored ja trammid on rahvast täis ja muud selle sarnast. Ajalehed trükivad need kirjad ära ja see on suurte inimeste meelest lustakas lugu, sest sedamoodi saavad neist ju tõelised kirjanikud. Kassidel on oma ajaleht, kasside päevaleht. See on nii pisike, et meie inimesed ei näe seda isegi mitte luubiga lugeda. Kasside päevalehe toimetus avaldab kassikirju täpselt nii nagu inimeste ajalehe toimetus inimeste kirju. Ja nüüd kirjutas Moons oma ajalehe toimetusele kirja. Kui linnakassid järgmisel hommikul ajalehe lahti lõid, lugesid nad järgmist. Kass pahameele tormi tekitajana. Härra toimetaja. Linnas liigub ringi üks ennast täis kass, raha kaelas. Niisugust ülbitsemist ei tohiks esineda. Pealekauba puudub selsinasel kassil sootuks saba. Tekib küsimus, kes on peenem poiss, kas saba või rahaomanik? Kel pole saba, sel pole tõesti millegagi kelkida. Ma tahaksin pöörduda kõigi poole tungiva üleskutsega, et homme hommikul kell 7, kui see kass tuleb oma hommikust jalutuskäiku tegema, koguneda Lossimäele ja protesteerida selle ärritava ärplemise vastu. Korra armastaja. Pelle oli nii pisike, et tal polnud veel päevalehe tellimisega mingit pistmist. Ja ega tal lugeminegi veel muide selge ei olnud. Midagi aimamata alustas ta järgmisel hommikul oma igapäevast jalutuskäiku. Piimaportsalidel käes, kõht täis, meel hea ja medal kaelas. Nagu ikka seadis Pelle sammud Lossimäe poole. See koht meeldis talle väga. Seal võis paljude puude otsa pakku panna, kui mõni kohtlane krants kannul oli. Pelle lonkis ringi ja nuusutas aeg-ajalt mõnda kivi, oksa või paberitükki.
Vaateväljas polnud ühtegi kassi, koera ega inimest. Oli vaikne ja kena olemine. Korraga kostis kile kraunatus ja puu tagant tuli nähtavale kassi pea ja veel teine ja veel üks ja kui Pelle ka lugeda oleks osanud, poleks ta 3 kaugemale jõudnud. Juba piiras teda mitukümmend kassi, mustad ja valged kassid, hallid, pruunid ja kirjud kassid. Kõigil olid vihased näod peas ja mõnelt poolt kostis koguni kumeda turinat. Pelle tõmbus kössi ja tundis ennast veelgi pisemana, kui ta tegelikult oli. Ent nüüd võtsid kassid käppadest kinni ja kukkusid Pelle ümber karglema ja laulu lööma. Kas olete näinud kassi, kes uhkusest läinud sassi? Loll ärpleb oma rahaga, veel on ta terve nahaga. Tal üpris ülbe nägu ees, sest säng tal sooja korvi sees. Me peame vastiku valeraha koos paelaga saama tal kaelast maha. Ja siis kargasid nad vaesele Pellele kallale ja tõmbasid talt siidipaela koos medaliga kaelast ära. Pellel ei tulnud isegi mõttesse ennast niisuguse suure kassikamba eest kaitsta. Näe, mis hooletu Miisu kaotas oma medali ära, ütles Birgitta, kui kassipoeg koju jõudis. Tead, mis Miisu, tänasest päevast peale pead sa ilma medalite läbi ajama. Pelle tegi njau ja mõtles, et oli mõneti mõnuski sellest kaelas kõlkujast lahti saada. Järsku olidki munapühad käes. Birgitta kattis lauda ja Pelle aitas kaasa. Ta istus tooli peal ja vaatas suure huviga pealt. Kass venitas kaela pikaks ja nägi, kuidas Birgitta pani laua peale tillukesi kollaseid tibusid. Nad olid tõesti toredad. Need tibud. Poleks paha nendega pisut palli mängida. Pelle pani pea viltu ja vaatas Birgittale paluvalt otsa. Kus annaksid mulle ühe kabujalakese mängukaaslaseks? Ei ta paistnud andvat ühti. Aga korraga kukkus üks kanapoeg maha ja nagu välk oli Pelle põrandal maas ja koksas kollanokka käpaga, nii et see lendas päris teise seinani välja. Pelle järele. Ta oli kanapojaga peaaegu ühel ajal kohal, kahmas selle esikäppade vahele ja kukkus palli mängima. Sasis teist hammastega kinni ja sakutas teda nii, et teisel oli päris kuri karjas. Siis jättis Pelle tibu natukeseks ajaks rahule ja astus mõned sammud tagasi. Ta tõmbus küüru selga, võttis hoogu, tegi tohutu hüppe ja oli jälle kanapoja kukil. See õnnetuke oli põrandal päris pikali. Pelle, hüüdis Birgitta, kui paha sa vaese tibu vastu oled? Ega ta elus ei ole, mõtles Pelle. Ent meie kass oli korraliku kasvatuse saanud. Ta jättis suli kuuelise reeturi sinna paika ja hakkas end vastu Birgitta jalgu nühkima. Tahtis näidata, et ta on ikka hea südamega kass. Birgitta tegi Pellele pai ja tooli agar oma pisikese peaga puskima, nagu kassid ikka, kui neil tuleb õrnust üles näidata. Siis tuli lõunasöök. Kui munad lauale toodi, teatas Birgitta. Munadel peaksid tegelikult luuletused peal olema. Nüüd hakkame kõik kohe luuletama. Issi alustab. Ohoh, ohkas Issi. Kas jõuluõhtu pudruriimidest pole küllalt? Ei ole, ütles Birgitta. Ka täna peab luuletama. Tee kähku, Issi. Issi paistis päris plindris olevat. Sooja muna soolaga süüakse, venitas ta vaevaliselt. Siis oli pikk vaikus. Enne jahtumist munakoor katki lüüakse. Nüüd on mul värss valmis. Oiga sissi, oi kui raske, aga oota, nüüd on mul üks ilus luuletus keele peal. Auväärt habe on mul ees, seal keedumuna raasud sees. Aga sul pole ju mingit habet, Issi, polnud Olle rahul. Sul pole isegi mitte vuntse, nii et see on tegelikult sohk. Aga Issile igatahes aitab riimimisest, ütles Birgitta, sest Issit ei tohi ära väsitada. Nüüd oled sina, emme. Emme seadis oma riimi kergesti ja kenasti kokku. Maitsvat munarooga sõin, leiva peale määrisin võid. Tegelikult ega sõin ja võid eriti hästi riimi ei lähe, arutles Birgitta. Aga kõlbab nii kah. No nüüd on Olle kord. Olle luuletas. Muna on hea, muna on tore, ainult et pärast on suu ümbert kole. Ei ole, kui sa ennast salvretiga puhtaks pühid, ütles Birgitta. Ja siis riimis ta ise. Olgu ta hurtsikus või lossis, mune koksides pole keegi mossis. Pelle käest ei küsinud keegi, aga tema mõtles ka korvis kükitades endamisi luuletuse välja. See kõlas nii.
Muna ma tahan vaid käpaga lüüa, aga rammusat koort on toredam süüa. Ent peale lõunat tõusis suur segadus. Pelle oli kadunud. Teda ei leitud kusagilt. Birgitta otsis riidekappidest ja muidukappidest, riiulite pealt ja sohvade alt. Ta peab majas olema, arutles Issi. Lõunasöögi ajal oli ta ju olemas ja sellest ajast pole keegi esikustki lahti teinud. Aga kujuta ette, kui ta on mõnest aknast alla kukkunud, nuuksus Birgitta. Ja, aga siis pidi ta akna ise lahti tegema, ütles Issi. Ei, ära nüüd muretse, külla tüdruk. Pelle ilmub varsti päevavalgele, küll sa näed. Aga nüüd saate te Ollega kumbki oma kingi kätte. Ja Issi läks oma toast ühte vägevat kotti ära tooma. Kotis oli 2 kirevat papist tehtud hiigelmuna. Issi võttis nad välja ja asetas laua peale. Uskuge mind, nende sees on palju häid asju, kinnitas ta. Üks on Birgittale ja teine Ollele. Ent vaevalt sai Issi need sõnad suust, kui ühele munale tuli elu sisse ja ta nagu nõia väel mööda lauda veerema hakkas. Muna sisemusest kostis pidevalt näugumist. Mis see küll peaks tähendama, hüüatas Issi ja hakkas kiiruga papp muna pooleks tegema. Sealt hüppas välja Pelle Tümpsaba, pisike kohkunud ja kohevild Pelle Tümpsaba. Birgitta võttis Pelle sülle ja andis talle keset nina nii kõva mussi, et Pelle aevastama pidi. Kuidas oli kass muna sisse saanud? Ja see oli lihtsalt nii, et Olle tahtis vingerpussi mängida. Ta oli välja nuuskinud, et kott on Issi toas ja siis ühest pappmunast kogu šokolaadi ja kompveki kuhja välja puistanud ja Pelle asemele torganud. See küll temast ilus ei olnud, aga nii palju oli Ollel siiski aru peas, et ta oli muna sisse mõned õhuaugud puurinud, nii et vaene Pelle poiss hingata sai. Sellepärast jäi Olle nahatäiest ilma, aga šokolaadi ja kompveke talle küll ei antud. Ja Pelle? Ja tema sai preemiaks tassi rammusat koort.